tere! Minu nimi on Pille ja ma olen Pille Pilatese looja ja treener. Ja ma olen loonud pillepilates.ee videotreeningute programmid sellepärast, et sa saaksid kodus või siis reisil olles või matkates oma keha eest hoolitseda sellisel viisil, nagu su keha seda vajab ja seda teha väga mugaval viisil. Selles videos soovin ma rääkida sulle, kuidas kujundada endale hea treeningrütm, mis sulle sobib, mida selles silmas pidada. Eelkõige ma soovin, et sa hakkaksid tajuma oma keha vajadusi ja keha tagasisidet. Kui sa seda veel ei oska, ehk sa ei taju, mida su keha sulle ütleb, siis ole mureta. Treeni järjepidevalt ja sa hakkad aina rohkem mõistma seda keelt, mida su keha sinuga räägib. Kui sa oled algaja treenija, ehk sa pole eriti järjepidev olnud liikumises, siis näiteks valides online treeningute programmist hommikuvõimlemiste alt videoid, siis sa võid neid teha lausa iga päev. Alguses võid teha lühemaid, pärast natukene pikemaid ja valida siis need alguses täitsa nii, et need sulle meeldiks. Sa saad südamega ära märkida ka online treeningute programmis endale meeldivad treeningud ja need ilmuvad sulle valikusse kohe esimesena. Ka kogenud treenijana saad hommikuvõimlemisi näiteks teha igal hommikul. Kui nüüd edasi liikuda, siis selliseid raskemaid treeninguid, mis annavad sulle suuremat koormust, siis neid sa võiksid teha 2–3 korda nädalas näiteks. Tuleb arvestada ka seda, et muu elu tahab elamist, töö tahab tegemist, sinu pere tahab sinu tähelepanu, lähedased, sõbrad ja muud hobid, nii et proovi mahutada oma treeningud hästi loogilist rada pidi oma nädalasse, nii et sa ei peaks väga ebamugavust tundma, et sa millestki ilma jääd, aga et kõik mahuksid kenasti ära. Ja ma usun, et vähemalt 2 korda sa ikka leiad aega, et veidi väljakutsuvamat treeningut teha ja kui sa tõesti ei leia, siis palun tee need hommikuvõimlemised ära. Mis hommikul tehtud, see on hooletu terveks päevaks ja see saab kindlasti tehtud ilma, et sa peaksid muretsema, et õhtul tekivad sul muud plaanid või tulevad päevatoimestustest tingitud muudatused ja sa ei saa seda tehtud. Kui sa nüüd oled mõnusasti juba treeninud ja tajud, et nendest raskematest treeningutest taastud sa kenasti ära, siis miks mitte tõsta seda treeningkoormust või siis käia rohkem kõndimas, võib-olla jooksutiirud sinna juurde teha, aga hoia meeles, et mida vanemaks me saame, seda olulisemaks lihastreening meie elus saab, sest et kui meie lihased ei toeta meie luustikku, siis varsti me ei saa ilma käte abita toolilt püsti ja põrandalt ei saa püsti ja lähevad igapäevatoimetused aina keerulisemaks, sest me lihtsalt ei jaksa. Ja kui sul on terviseprobleeme, kas on seljavalu või on muud valud, lihaspinged, siis jälgi väga oma keha tagasisidet. Võib juhtuda nii, et võimeldes, treenides sa ei tunne, et sa teeksid endale liiga, aga järgmisel päeval või juba samal õhtul võid sa tunda, et enesetunne on läinud palju kehvemaks. Ehk siis sul on väga ebamugav olla ja vahel juhtub ka niisugune olukord, kus sa tahaksid võtta valuvaigistit.
siis see tähendab seda, et see treening, mida sa tegid, oli sinu jaoks liiga raske. Ehk alusta väiksemast koormusest ja tee mõnda aega väiksema koormusega treeningut ja lisa siis tasapisi juurde koormust. Hantlitega treenides saad sa väga edukalt alustada 0,5 kilostest, 1 kilostest ja liikuda niimoodi tasapisi edasi. Treeninglintidega ehk siis elastiklintidega sama lugu, neid on erineva koormusega. Samamoodi leiad sa videode treeningute programmist oma keha raskusega väga erinevaid treeninguid, nii raskemaid, kergemaid, lühemaid, pikemaid, muusikaga, ilma muusikata. Ja saad neid kenasti varieerida. Ja kindlasti soovitan ma sul anda endale ka lõõgastusi ja venitusi. Sest kui sa teed ka raskemaid treeninguid, siis lihased tahavad mõnusat taastumit ja sa aitad seda siis soojade protseduuridega, näiteks saunas käies, ka ujudes ja massaaži võttes ja siis selliseid mõnusaid venitusrohkeid treeninguid endale lubades. Online treeningute programmist leiad sa ka inspiratsioonijutte, just midagi sarnast, nagu ma praegu sulle siin räägin ja erinevatel teemadel, nii treeningteemadel kui tervise ja elustiili teemadel. Ja sa leiad sealt ka audiolõõgastusi, et sa saaksid oma uneeelse aja mõnusasse õdusasse meeleollu ja sul oleks kosutavam uni. Loomulikult toetavad audiolõõgastused sinu vaimset tervist ja seal on niisuguseid kuulamisi, mis loovad sinusse rahutunde ja selle tunde, et sa oled hoitud ja armastatud, et sa jaksaksid edasi minna, et sa koguksid jõudu vajadusel ja tunneksid ennast hästi. Ma ei hoiagi sind rohkem kinni. Ma luban su nüüd liikuma ja ma loodan, et sa täna oled juba ennast sirutanud, venitanud natuke ühele teisele poole, painutanud ja andnud ka lihastele koormust, et sa ei väsiks, et sinu kehahoid püsiks hea ja sa tunneksid ennast hästi ja oleksid terve. Toredat päeva sulle!